Tere hommikust, mina olen Sander, Tartu linnavalitsuse ruumiandmete tiimi arendaja, analüütika vahepeal, panen koodiga liikuma kõik andmed, mis vaja on. Ja ma täna tutvustan teile tehniliselt süvitsi ühte huvitavat arendust, mis me selle aasta alguses käsile võtsime. Nimelt, meil oli probleem, kuidas käituda dokumentidega, millel on aadressiandmed küljes. Neid dokumente on sadu erinevaid tüüpe, neid on kohutavalt palju ja väga lihtne on teha ametnikel, kellel on vaja otsuseid teha, hooletusvigu. Ja kui üks ametnik otsustab, et jah, sa võid enda ehitada 5 meetri kõrguse aia, aga teine ütleb, et ei või, siis on pahandus ja see ei ole väga hea. Ehk siis selle dokumentide infotulvas on väga suur oht, et mingisugused andmed või mingisugused teadmised olukorrast lähevad kaduma. Ja paralleelselt, kui dokumendil on juba aadress küljes ja näiteks Tulbi tänavast saab Nelgi tänav, siis enam ei ole seost ja see on põhimõtteliselt dokument on siis kadunud selle kohta. Kõik on katki ja see on ka samuti halb. Ja eesmärk oli siis nendele probleemidele leida leevendust. Käsitleme neid probleeme eraldi. Esimest info kadumise probleemi meil oligi idee, et me tahaksime dokumendihaldussüsteemi asemel kuvada kõiki dokumente hoopis kaardirakendustele, mis on palju ägedam. Et ametnik saab minna kaardirakendusse, klikkida siis mõne aadressi või hoone peale ja siis kohe hüpikaknast avanevad kõik dokumendid valla. Ja see oleks väga fancy. Aga siin tuleb natukene paralleelne probleem, kuna dokumentidele sa saad panna külge mitu aadressi, aga kaardirakenduses sul peab olema mitu dokumenti ühe aadressi küljes. Ehk siis on niisugune andmemudeli probleem paralleelselt, mida oli vaja lahendada. Ja ma nüüd lähengi edasi lahenduse juurde. Siin ongi põhimõtteliselt skemaatiline ülevaade sellest, mis toimus. Kõigepealt siis dokumendihaldussüsteemist ehk DHS-ist, meie kasutame GoProd, sealt liiguvad kirjed GeoEventi, sealt tehakse kirjed siis dokumendikirjade esimene töötlus ja siis sealt GeoEventist liigutakse edasi geoandmebaasidesse ja siis sealt edasi vajalikesse feature layeritesse ja kõikjal, kus neid andmeid saab kuvada. Ja lahkamegi neid osi eraldi. Esimesena, mis toimus dokumendihaldussüsteemi poolel? Või mis seal siis toimub. Kasutajad saavad dokumentidele panna külge aadresse. Nüüd see on päris üsnagi luksusasi, mis me saime teha Tartu linnavalitsuses, kuna meil on olemas eraldi dokumendi haldussüsteemi juhtiv arendaja. Et varem niisugust võimalust aadresse panna dokumentidele külge ei olnudki. Ehk siis sai temaga ka teha koostööd ja suhelda selle arenduse käigus. Aga nüüd, kui kasutaja on aadressid suutnud dokumendile külge panna ja siis dokument salvestub ja kohe dokumendi salvestumisel juba hakkabki kogu see töövoog voolama, kus saadetakse need dokumendid GeoEventi ja siis toimub selle edasine töötlus. Me otsustasime, et me ei saada edasi mitte muutuseid, vaid me saadame tervet dokumenti. Sellel põhjusel, et mitte ajalooga koormata siis ülejäänud, kui ütlen, geoandmebaasi poolt, vaid me saame alati leida timestampi järgi kõige viimasema dokumendi seisu ja siis neid hiljem edasi töödelda. Ja siin on ka all väikene siis kujutus, kuidas siis praegu see nii-öelda dokumendi mudel välja näeb, ehk siis mitu aadressi on ühe dokumendi küljes. Sealt edasi, mis toimub GeoEventi pool? GeoEvent ongi just vahel täpselt selleks, et lahendada esimest andmemudeli probleemi. Et meil oleks vaja
see dokument kuidagi ära lõhkuda ja selleks oligi ideaalselt olemas GeoEvent'i siis nagu protsessorite galeriis niisugune asi nagu multi-cardinal field splitter, mis siis siin mudelis asub täpselt siin kohas. See on küll baaslahendusena olemas Esris, aga õnneks Esri kommuun on nii äge ja teeb niisugused asjad valmis ja siis me saame kasutada. Ehk siis saame vähem mõelda. Ja teine põhjus, miks GeoEvent vahel on see, et GeoEvent'iga me saame täpselt teha nagu ise siis nii-öelda REST-API otspunkti. Sellest GoProst tulevadki nagu sõnumid edasi just HTTP päringutega sellesse otspunkti, mis GeoEvent siis pakub. See aitas vältida seda, et ma oleksin pidanud ise kirjutama veebiserveri ja siis selle kuskile virtuaalmasinas jooksma jätma. Et see on oluliselt mugavam. Muidugi, kuna GeoEvent on nagu omaette ökosüsteem, siis mingisugused asjad ei ole muditavad, aga neid piiranguid väga palju ees ei olnud, et neid sai vältida. Ja mis seal field splitteris toimubki, ongi siis võetakse see saabunud dokument ja tehakse nii mitu kirjet, kui oli sellel dokumendil aadressi küljes. Ehk siis tekibki niisugused eraldi kirjed iga aadressi kohta ja need saadetakse kõik siis edasi geoandmebaasi. Ja räägingi nüüd, mis sealpool samuti toimub. Neid kõiki kirjeid hoitakse ühes suures tabelis ja sealt hakataksegi edasi välja filtreerima vajalikke dokumente siis vastavalt kihile. Ehk siis projekteerimistingimused lähevad ühte, kohtuasjad lähevad teise, maakorralduse kirjavahetus läheb kolmandasse kohta. Ja siis seal peale neid filtreerimisi, neid me siis saame kasutajale kuvada ja siis samamoodi selliste hüpikakendega näidata kaardirakendustes. Ja siis ongi kogu see töövoog käsitletud ja saavadki ametnikud näha mugavalt kaardirakendustes siis neid dokumente. Aga see oli ainult üks probleemidest, mida oli vaja lahendada. Teine probleem on täpselt see aadressi muutuse probleem. Nüüd see näeb näiliselt lühem välja, aga tegelikult ma kulutasin sellele 2 korda rohkem aega kui esimesele probleemile. Sest me saime tegeleda niisuguse asjaga nagu XD liidestamisega. Nüüd, Kati Tamkidik eile rääkis sellest, et kui infosüsteemil on kasutusjuhendit vaja, siis on keskpärane infosüsteem. XD kasutusjuhend on, see oli keeruline, aga me saime sellega hakkama. Seal oli väga mugav. Maaeluamet on teinud täpselt otspunktid selleks, et me saame pärida siis kõiki aadressi objekti muutusi ja samas pärida ka nende järglasi. Ehk siis väga lihtne oli siis meie dokumentide hulgast välja võtta need aadressid, mis kehtetuks muutusid ja siis põhimõtteliselt tekitamegi siis uued seosed nendest järglastest siis. Ehk siis kui mõni kataster näiteks pooldus, siis me saamegi tekitada ühest seosest 2 seost. Siin tekib muidugi olukord, kus paratamatult võib-olla on vaja käsitööd natukene meie ametnikul teha, et need seosed õigeks läheksid, aga kustutada on palju lihtsam kui nullist ise luua. Neid kirjaid siis. Ehk siis tõepoolest see on hea. Ja siis, kui need uued seosed on välja mõeldud, siis need saadetaksegi samamoodi meie dokumendihaldussüsteemi poolele REST-päringutega. Ehk siis koostame kirjad, et mis dokumendil on vaja mis aadress ära kustutada ja missugused aadressid vaja juurde panna. Ja siis kohe peale, ma nüüd ei mäleta, mis aja interval oli, aga mingisugust aegade tagant siis peale neid saatmisi GoPro saadab meile tagasi selle siis muutunud dokumendi täiskoosseisu, samamoodi siis nagu siin esimesel lahendusel oli.
ehk siis me saaksime kohe neid sõnumiga saadetud muutusi ka töödelda edasi. Ja see on hästi mugav. Siis on päris äge. Nüüd natukene tärne juurde. Nüüd see lahendus 2 on tegelikult testimisfaasis. Me sinnamaale veel ei ole jõudnud, et me saaksime selle täies mahus laivi lasta. Ja aprilli lõpus olid ka Maa- ja Ruumiametil InADS-i olulised muutused. Seega vahepeal ka testida ei saanud. Aga see on osa arendajatööst. Et vahepeal on mingid asjad kinni, mingid asjad lahti ja siis saab loovalt läheneda probleemi lahendusele. Ja see lahendus 1 on tegelikult ka praegu ainult realiseeritud maakorralduse kirjavahetuse ja projekteerimistingimustega, aga on plaan, et millalgi see massi sünkronisatsioon ära teha ja siis saabki nagu kõik dokumendid kaardirakendustel kätte, mis on kuidagi aadressidega seotud. Ja see oleks päris äge, kui see toimuks. Nii. Ma küll nüüd kihutasin kohutavalt kiiresti läbi meie teemadest. Ehk siis, mul on hästi palju aega küsimusteni, teie küsimustele. Arvestasin, et mul läheb natukene kauem aega, aga see on fine. Elu on täis õppimisi ja vigade tegemisi. Ja, aitäh, et kaasa mõtlesite ja kohtume veel. Aitäh sulle!